Golfihooaeg on alanud ja nüüd on õige aeg teha selgeks, kellele siis golfimäng on mõeldud ning kas vastab tõele see arvamus, et golfimäng sobib kõige rohkem siiski eakatele inimestele. Tegelikult see müüt ei vasta tõele, sellepärast et golfi mängib maailmas erinevate andmete kohaselt 80–100 miljonit inimest ja golf sobib tegelikult kõigile, et nii noortele, väikestele lastele kui keskealistele inimestele kui ka pensionieas inimestele. Enamasti see eelarvamus muutub siis, kui inimene ise hakkab seda proovima. Et kõigepealt tekib selline sõltuvusefekt golfist, et kui sul üks pall läheb lendu, siis tahad järgmist kaugemale saada ja kui sa selle palli õigesti lendu lööd, siis on tegelikult väga hea tunne ja siis sa tahad seda kaugemale saada, sirgemalt teda lennutada ja golfi üks suurimaid selliseid tõmbekohti on see, et sa väljakul mängides ei satu samasse situatsiooni mitte kunagi 2 korda. Eks sul iga kord on siis erinev ja sa pead olema alati valmis uuteks väljakutseteks ja siis kohanduma. Paljud tunnevad küll golfimängu vastu huvi, aga treeneri hinnangute põhjal tunnevad ka suurt hirmu oma saamatuse ees ja kardetakse just, et kas nad suudavad edukalt mängida. Kõige olulisem on see, et tuleks jääda rahulikuks ja mitte proovida siis seda golfipalli lüüa rohkem kui paarsada meetrit, et alguses oleks hea, kui alustada selliste lühemate rahulike löökidega, et saada tehnikas mingisugust aimu, kuidas see löök täpselt käib, saada kindlust ja kõige tähtsam on jääda siis rahulikuks ja lõdvaks. Kõige suuremad hirmud võib-olla on see, et keskendutakse valedele asjadele, kui me nüüd konkreetselt golfist räägime, et mõte läheb võib-olla liiga palju sellele liigutuse tegemisele, aga unustatakse ära siis golfi põhimõte, milleks on siis lüüa palli punktist A punkti B. Kui ise seal palli taga olla, väga golfi kogemust, siis mitte omades, siis mõeldakse natukene selle tehnika koha pealt üle ja kindlasti lisatakse sinna 100% rohkem jõudu, kui vaja on. Oimetuks ei ole ennast vaja seal golfikepiga viibutada, et lihtsalt õiget tehnikat kasutas on võimalik see pall päris korralikult lendu saada ja kaugele lennutada. Et golfipalli löömisel on selline lihtne loogika, et tuleks tabada golfipalliga kepi keskkohta. Enamus inimesi, kuna nad löövad liiga kõvasti, sinna seda palliga ei taba ja sellest tulenevalt siis see pall ei lenda sinna soovitud suunas ja soovitud kaugusel. Ja lisaks siis natukene mitte keskele tabamus põhjustab erinevaid vinte sinna palli lendu, et siis sellest tuleneb ka see golfi raskus alguses, aga kokkuvõttena võib öelda, et lüüakse liiga kõvasti, kui tuleks just jääda rahulikuks ja teha seda lühema liigutusega ja kontrollitult. Ühel tõelisel ja tõsisel asjaarmastajalgi on olemas oma isiklik golfivarustus, ikka edu eesmärgil. Oma golfivarustus on kindlasti väga suur pluss, et eriti kui need on just sinu enda jaoks kohandatud. Et tänapäeva golfivarustuse maailmas on nii, et kui tellida nüüd see golfivarustus golfipoest, kus on siis võimalik see nii-öelda personaalselt kohandada sulle endale õigete pikkuste, õige jäikusega, nii edasi, et siis tegelikult on tänapäeva golfis nii, et varustus töötab mängija kasuks, mitte vastupidi, et kui siin aastakümneid ja aastasadu tegelikult tagasi oli võib-olla hästi vähe valikuid golfivarustuse osas, et pidid lööma sellega, et mis sul hetkel kuskilt saada oli, et tänapäeval on see kindlasti palju lihtsamaks tehtud. Golfikeppe on kotis palju, aga kõigil on ka oma tähtsus ja tähendus. Golfikeppe on lubatud golfikotis omada vastavalt golfireeglitele 14 tükki. Kõik on erinevad tegelikult, aga nad võivad ka kõik ühtemoodi olla, aga miks neid golfikeppe 14 tükki on sellepärast, et enamasti golfimängija teab, kui palju ta mingisuguse golfikepiga pikkust lüüa suudab. Mis tähendab, et golfikepid on erineva pikkuse ja erineva laba tõstenurgaga. Ja golfikepid jagunevad siis mitmesse kategooriasse. On siis golfikepp, mis on siis tuntud minigolfist enamast inimestele ja selle nimi on putter. Ja sellega siis veeretatakse see pall auku griini peal. Griin on siis see koht, kus asub auk. Siis on olemas golfikepid, mida kutsutakse lähimängukeppideks. Neid on siis erinevate tõstenurkadega, erinevate kraadidega. Siis on olemas rauakepid, mis on nummerdatud
tavaliselt siis number 3-st number 9-ni. Iga number on vastava tõstenurgaga ja keskmine mängija ei peaks lööma nende pikemate rauakeppidega, millel on väiksem number, vaid just võiks lüüa nende suuremate keppidega, näiteks seal 6, 7, 8, 9, et saada pall lihtsalt lendu, kuna nad on oma pikkuselt lühemad ja nendega on lihtsam siis seda palli lennutada. Ja siis on olemas avalöögikepid, mida kutsutakse ka puukeppideks ja just sellepärast, et kunagi neid golfikeppi tehti puidust. Tänapäeval tehakse neid erinevatest kergmetallidest ja vared on grafiidist, kui vanasti nad olid kõik metallist. Ja kui need golfikeppi on sul piisavalt suur selektsioon, kus sa saad siis valida erineva situatsiooni jaoks erineva golfikepi, siis see mäng on palju lihtsam. Veelgi enam kui golfikeppe tuleb varuda palle. Palle peaks varuma alguses päris kõvasti kaasa, et neid palle võib kaduda nii vette kui kuskile põõsasse, aga golfipallidega on tavaliselt ka niimoodi, et sa kaotad neid ja võidad ka neid, et sa võid neid raja pealt leida ja kui keegi seda palli just ei ole sinna löönud, ehk sa ei suuda tuvastada selle palli omanikku, siis tavaliselt võid selle palli endale võtta. Golfimängijatel on kindel riietumisstiil, mis varieerub vastavalt ilmastikule. Enamasti golfiväljakutel nõutakse teatud riietumisstiili ja on siis selline riietumisetikett olemas, kus meestele on sellised golfi viigipüksid või sellised golfi vabaaja-püksid, golfikingad kindlasti ja polosärk kraega. Ja võib ka peale kanda kampsunit ja kui on väga külm ja vihmane ilm, siis igasugused soojad riided, kileriided on siis lubatud. Naistele on see riietumisetikett natukene vabam ja on sellised golfiseelikud, golfipüksid ja siis ilma kraeta särgid ka viimasel ajal siis üsna populaarsed olnud. Uskumatu küll, aga esialgu suhteliselt aeglases tempos kulgevat golfimängu soovitavad tervise mõttes arstid nii noortele kui vanadele. Väga paljud maailma arstid, just südamearstid soovitavad inimestel golfi mängida, kuna golfiringi jooksul sa kõnnid umbes 6–10 kilomeetrit ja teed seda vabas õhus ja selle sama liikumise käigus sa tegelikult teed ka oma golfilööke ja kõik see kokku mõjub tervisele ja kehale väga hästi ja keskmiselt üks golfiring kulutab kuskil 2000 kalorit. Hooaja lõppedes ei viska golfimängijad golfikeppe sugugi terveks talveks nurka, vaid lihvivad oma oskusi sisehallis. Eesti laiuskraadil tõesti, et kus meil on talvel on vähe külmem ja väljakud lähevad kinni, nii kui miinuskraadid on, siis on võimalik seda kõike jätkata järgmise hooaja ettevalmistust tegelikult ka sisehallis, siin kus me täna oleme. Pirital asuvas sisehallis on siis mitte ainult Eesti, vaid tegelikult ühed Põhjamaade või Põhja-Euroopa parimad sisetingimused. Sellist suurt golfi sisehalli väga paljudes kohtades ei ole. Ja miks siin on hea käia on sellepärast, et seda liigutust kogu aeg endal sees hoida, et ei tekiks efekti, et kui sa sügisel lõpetad oma golfimängu ära, talv läbi puhkad golfist, kevadel võtad oma golfikoti uuesti, et siis ei teki seda momenti, kus sa ei mäleta, et kuidas see käis. Või kui sa mäletad, siis tavaliselt liigutus on väga roostes. Ja need inimesed, golfimängijad, kes on siin talv läbi usinasti harjutanud, nendel on kindlasti see kevadine golf lihtsam tulema.